Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja meie Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase jutluse aluseks paneme tähele kirja kohta Hoosea raamatu 6. peatükist. Tulge, pöördugem Issanda poole, sest tema on meid murdnud ja tema parandab meid. Tema on meid löönud ja tema seob meid. Tema teeb meid elavaks 2 päevaga, 3. päeval aitab ta meid üles ja me võime elada tema palge ees. Tundkem siis, püüdkem tunda Issandat. Ta tuleb nagu ilus koidupuna, ta tuleb meile nagu vihm, otse kui kevadine vihm, mis niisutab maad. Armsad õed ja vennad Kristuses. Kristus on üles tõusnud. Tõesti, ta on üles tõusnud. Sellest tuntud lausepaarist võib-olla tänasel kirikuaasta suurimal pühal piisakski, sest tänase päeva olemus on nendega kokku võetud, meie usu üks tuumi ja aluseid. Kristus on üles tõusnud, 40 päeva kestnud kannatusaeg on läbi ja me tähistame ühiselt seda rõõmsat sündmust. Aga mida tähendab ülestõusmine meie endi jaoks? Mida tähendab see, et Kristus, Jumala poeg, kes meie eest ristul suri, seeläbi meie patud lunastas, maha maeti ja 3. päeval üles tõusis. Apostel Paulus kirjutab oma kirjas roomlastele, et kas te siis ei tea, et kes me iganes oleme Kristusesse Jeesusesse ristitud, oleme ristitud tema surmasse. Me oleme siis koos temaga maha maetud ristimise kaudu surmasse, et otse kui Kristus on äratatud üles surnuist Isa kirkuse läbi, nõnda ka võime ka meie käia uues elus. Sest kui me oleme kasvanud kokku tema surmasarnasusega, siis võime seda olla ka ülestõusmise sarnasusega. Ja just niimoodi. See on meie ristiusu üks võtmeid. Kristus ülestõusmine on see sama eeskuju, mille järgi ka meie tõuseme kunagi üles ja asume elama tema Isa taevasesse kotta, Jumala enese palge ette. See on selline lohutav ja rõõmustav teadmine kõigile, kes me peame kannatama selles hädaorus, mis on see sinane maailm, eriti praegustel aegadel, kui terve maailm on haaratud pandeemia keerisesse. Ja sellega haakub hästi ka tänane kirjakoht, mis kutsub meid pöörduma Issanda poole, sest kui Issand on meid murdnud, siis tema ka parandab meid. Ja kui tema on meid löönud, siis tema ka seob meid. Kui ta on saatnud meile katsumuseks selle viiruse, mis ei luba teil, kallid koguduse liikmed, täna siin kirikus olla ja mis toob endaga kaasa selle, et me kõik teenime Jumalat nii, kuidas oskame omas kodus, jälgides teenistusi neti kaudu, käies võib-olla parimal juhul eraarmulaual, kui sedagi võimalik on. Et kindlasti Jumal pöörab selle kõik jälle heaks, sellel kõigel on mõte ja ta seob meid uuesti kokku ühtlasemaks ja paremaks kristlaskonnaks. Kui kas või mõni inimene sellest olukorrast juba leiab põhjust enese sissevaatamiseks, millegi muutmiseks, et lõpeb see orav rattas jooksmine, mis tänapäeva ühiskonnal on nii kombeks, kas siis pole see viirus juba natukenegi kasulik olnud? Kas ei oleks aeg hakata pöörduma tagasi Jumala juurde ja Jumalat otsima, et ülestõusmispüha oleks uuesti Kristuse püha, mitte lihavõtte jänes meile rõõmsalt purrudega vastu vaatamas ja värviliste munadega peibutamas. Et see
järelemõtlemise aeg, mis meil on nüüd antud, see kodus istumise aeg, karantiinis ja isolatsioonis olemise aeg, et kasutagem seda. Kasutagem seda endasse vaatamiseks, kasutagem seda enese muutmiseks, enese parandamiseks, meele parandamiseks. Siis ei ole see olnud raisatud aeg. Et meie perekond on kasutanud seda karantiini aega ka tegusalt, kolides ära Tartust Valgasse, mis on olnud meie jaoks suur muutus, tähendab lapsele uut lasteaeda, endal uut elamist, tähendab uusi harjumisi. Enam ei ole koerte jalutamine, mugav diivanil lesutamine, millega sel ajal, kui koerad üksinda aias jalutavad, vaid nüüd kulub paar tundi päevas ainuüksi sellele, et koeri jalutada rihma otsas kenasti ja viisakalt, kakakotid taskus koerte järelt koristades. Ja kui esmapilgul see võib tunduda, et nüüd on 2 tundi sellist aega, kus ei tegele millegi mõttekaga, et iga päev nüri koerad rihma otsa ja jalutad, siis ma olen leidnud, et tegelikult see 2 tundi on väga sisukas. Ka tänane jutlus on suuresti valminud koeri jalutades, koerad rihma otsas ümber Valga pastoraadi jalutades ja jutluse teksti vaikselt peas kokku pannes. Ja minu jaoks, kes ma olen lapsest saati pimedat kartnud, mul oli lapsena kangesti soov vanaisa vanaema tuppa hiilida enda toast. Ja siis minu ema kallikene kasutas sellist meetodit, rääkis mulle, et ei, et öösel pimedas ei tohi seal koridori kaudu minna ja siis tuleb tont ja viib su ära. Väike laps, selline 4-5-aastane, kui sa räägid talle, et pimedas koridoris valitseb öösel tont, siis mis on selle tulemus? Selle tulemus on see, et laps hakkabki pimedat kartma. Ja ma olen terve elu korralikult pimedat kartnud, viimastel aastatel võib-olla tänu Jumalale selle murega natukene hakkama saanud. Ja meil pastoraadis, meil on 2. korrusel selline pime koridor, mille valgustuse sa saad sisse lülitada alles teiselt poolt, kui sa oled koridori juba läbinud ja see tuleb igal õhtul koertega läbida. Esimene koerte seltskond, kellega ma õue lähen, ma astun sinna pimedasse koridori, panen ukse endal kinni ja ma olen kott pimedas, ma ei näe mitte midagi. Mul on ainult koerad rihma otsas, kes vahel näitavad teed, vahel tembutavad niisama. Ja siis ma koban käsi kaudu seal pimedas koridoris ja ma tunnen ennast nagu inimene maailmas. Sest tegelikult on see maailm meile samasugune pime koridor. Me ei tea täpselt, mida meile homne päev toob. Nagu minu Läti kolleeg täna rääkis, siis Jumal näitab meile ette ainult selle esimese, selle järgmise male sammu. Me teame, mida me teeme järgmiseks, aga me ei tea, mis juhtub peale seda. Me käime siin maailmas, kobame selles pimedas koridoris ja ainukene, mis meile teed näitab, on see, kui me paneme usu Jumalasse ja usaldame, et tema võtab meil käest kinni ja juhib meie samme selles pimedas koridoris läbi selle surmavarju oru ja näitab meid õigele teele. Ja siin me jõuame tagasi tänase kirjakoha juurde, mis käseb meil otsida Issandat. Ja just niimoodi selles maailma pimedas koridoris peame me otsima Issandat, otsima tema kätt, tema juhatust, panema oma usalduse tema peale. Pidagem meeles seda, et Jeesus Kristus, kes meie eest ristil suri, tõusis ka üles surnuist ja näitab meile teed taevasesse riiki. Sellepärast otsigem Issandat, et ta tõesti tuleks nagu koidupuna, nagu kirjakohas on öeldud, et ta tuleks meile nagu see kevadine vihm, mis oma värske niiskusega paneb meie poolt külvatud lilled peenras õitsema ja kasvama, et me samamoodi lilledena võiksime õitseda ja kasvada ja Jumala poole sirutuda ja lõpuks viimsel kohtupäeval tema juurde taevasse asuda. Aamen.